rannakeel alanud kunagi Viimsist ja siis läinud Narvani välja kogu see Kirde-Ranniku ala. Et praegu siin Juminda ja Pärispea poolsaarel on siis Pohiranna, Põhjaranna murdeala. Ja see on ainukene sellest ulatuslikust vanast keelealast, et mis on veel elus. Et seda räägib igapäevaselt veel umbes 100 inimest ja me teeme omalt poolt kõik oma seltskonnaga, et ta siis veel ei sureks. Kuusalu vald selles suhtes on väga huvitav vald, et siin on see põline rannakeel säilinud siis nendel neemenukkidel või nagu klindi all. Et kui inimesed veel kuulevad ka erinevaid murdeid, kas setu või mulgi või ka rannakeel, siis nagu natuke on nad sarnased. Ja on väga palju erinevusi ja natuke on sarnased ja see on sellest algsoome keelest. Ta on väga vana keel. Kuusalu kihelkonda tuli elama ju Eduard Arends 19. sajandil ja see oli see aeg, kui siis arutati Eestimaal, et millisest keelest saab kirjakeel. Ja oli päris suuri siis selliseid kõnelusi kas Lõuna-Eesti keelest, mingist murdest või siis Põhja-Eesti keelest. Ja siis jäi peale keskmurre. Ja keskmurdest hakati siis arendama seda kirjakeelt ja Eduard Arends on ju üks selle grammatikaloojatest ja nii, et Kuusalu kihelkond ja Kuusalu vald minu meelest on äärmiselt rikas, et just seal Kuusalus siis, ta oli Kuusalu kiriku pastor Eduard Arends ja siis tegeles selle kirjakeele arendamisega ja samal ajal siis rannas püsis see väga vana Pohiranna keel ja õnneks on siiamaani püsinud. Et kirjakeelest ta erineb, kui rannakeelt kuulda, siis ta oma väldete poolest meenutab väga soome keelt. Kuna see algsoome keel läks Soome poole edasi, siis nendel on umbes 30% praegu veel ütlevad keeleteadlased on ühist sõnavara, aga et siis mille poolest ta, välteid on ainult, rannakeeles on ainult esimene ja kolmas välte. See ei ole siin rannakeeles õ-tähte, siis ei ole palatalisatsiooni, et kõik on selline lame, et kas on toas. Ja neid eripärasid on veel, aga need on vast sellised suures plaanis peamised. Rannakeele keskuse seltskonnaga me läbi aasta iga kuu üks kord teeme rannakeele tunni. Ja ise siis need põlised randlased kirjutavad õppetekste, mida me saame siis lugeda ja harjutada. Ja sinna tuleb ka alati uusi inimesi, kes tahab õppida. Mina ka olen õppinud rannakeelt, sest ma ei ole põlisjuurtega randlane, ma olen randlase naine. Pean väga oluliseks, et see keel püsiks. 6. aastat me teeme Loksa koolis minu kodupaiga ringi algklasside lastele. See on populaarne, seal on 20-25 last ja niimoodi 6 aastat nad on ju vahetunud ka. Nii et praeguseks on ikka juba väga suur hulk lapsi, kes teavad rannakeeles. Minu kodupaiga ring on see, et me tutvume siin selle kodupaigaga, aga üks kindel osa on see, et me siis õpime rannakeelt. Olen vähemalt 10 põlve randlane, sündinud olen Leesi külas ja täna on siin Viinistul siis selline päev, kus ma tutvustan rannapiirkonna laulumänge ja seda rahvakultuuri, mis on siin olnud, mis on maapiirkonna kultuurist mõnevõrra erinev, et miks ta on erinev ja milles see erinevus seisneb ja kõik niisugused asjad. Et kust seda infot praegu leida? Minuga on nüüd see lugu, et kuna mina olen sellises murdekeelses keskkonnas sündinud, et siis see on minu nii-öelda esimene emakeel. Kirde-Ranniku murdest tehtud uurimus, Mari Musta uurimus on raamatuna välja antud kunagi, siis on tänaseks rannakeele sõnastik, siis on meil ka rannakeele koduleht internetis, kus saab infot. Iga kord, kui tuleb meie üritusele mõni uus inimene või ka vahel mitu uut inimest, et alati on väga rõõmus tunne, et see kõnetab ikkagi inimesi ja pakub huvi
et ma olen oma baashariduselt Eesti filoloog ja siis me käisime kogumas Vadjamaal ja Vepslaste juures ja Karjalas keelt. Ja no tudengina ja noore inimesena küsisime ka seal Vadjamaal, et või oli Vepslaste hulgas, ei mäleta enam, et kui palju teid siis on. Ja nad ütlesid, et umbes 70. Ja siis ma mõtlesin, et kohutav, et praegu need vanad memmed ja taadid siin tantsivad ja näitavad ette ja räägivad oma keelt ja et nüüd 70, ja nad olid ju valdavalt kõik vanad inimesed, et 70 inimest ja kui nad surevad, siis ongi see üks kultuur läinud. Kui ma abiellusin siia randa, siis terve küla, siis elan Virve külas, terve küla rääkis rannakeelt, see oli aastal 1984. Kõik rääkisid omavahel rannakeelt, nii et nii kiiresti ka, et andis natuke harjuda, et üldse aru saada, mida nad räägivad. Ja siis me vahepeal olime ära Jõgevamaal, elasime 26 aastat ja kui me siis suviti ikka käisime, aga siis ei saanud niimoodi aru, aga kui päriselt siia tagasi tulime 2011 elama ja ma sain aru, et meie külas räägib 2 inimest, minu abikaasa ja siis veel 2-3. Ja siis ma saingi aru, et see kultuur kohe läheb, kui me ise nüüd midagi ette ei võta. Kui ma saan endalt küsida, et mida mina teha veel saan, et ta ei läheks, et see veel säiliks või mingisugused kas või alged oleks inimestel teada, et need on, et siis on see tähtis.